Sellel nädalal ei olnud mitte mingit küsimust ka, kes on kõige võimsam ja võimekam tropp või topis ja ei pida kaugele vaatama, et ta juba klõbistab seal. Naaberriigi president Vladimir Putin, kes on siis teadupärast suur võimekas kurgedega lendleja ja arheoloog ja muid asju veel. Ja tema ühes Moskvas toimunud rahvusvahelisel pressikonverentsil kõnetas Paldiski raadio peatoimetajat Oleg Teslat eesti keeles, sest et Putin tuleb välja ka polüglott ja mida ta täpselt ütles, seda me nüüd härra enda käest küsimegi. Tere hommikust, härra Venemaa president Vladimir Putin. Привет. Mida te ütlesite siis sellele Paldiski raadio peatoimetajale Oleg Teslale? Palun korrake. Tere, vana kere. Tere, vana kere. Очень смешно. Väga smešno. Kust te selle selgeks õppisite? Kus ma õppisin, ütleme niimoodi, et ma oskan umbes maailma mitmest tuhandest keelest hakanud õppima ka neid, mida siiamaani pole osanud. Ja nüüd eesti keel on mul juba peaaegu, et täitsa peas. Et sa peas, kas on plaanis ka veel mingeid muid keeli õppida, sest ma teame, teie olete väga võimekas inimene, te suudate teha selliseid asju, mida tavalised inimesed ei tee. Ma õpin täiesti ebatavaliselt, nimelt ei ole õpetajad minul. Kuulan laulu, loen vanasid muinasjutusid. Muinasjutte loete, jah? Selle järgi on küll hea õppida. Kas on mingid eestikeelsed laused veel on? Ja. No tere, vana kere on очень смешно. Kuidas algab Kalevipoeg? Kalevipead ei ole lugenud veel, aga olen siin mul üks... Laena mulle kannelt, vanemuine. Laena kannal. Aga väga palju vanasõned on, mis oskan ka hästi öelda. Võin öelda teile. Palun. No näiteks, kui minu tuleb kallale Barack Obama või mingi teine paha inimene, siis minule ei mõju see üldse ja mina ütlen selle peale, et nagu hane selga vedel. On siuke väljend? Nagu hane selga vedel? On küll. On küll ja või näiteks, kui hakkab, ütleme, mina olen väga halb inimene, olen agressor, siis mina ütlen, kes teisele nimeb, see on... Ja kes teisele nime sees, see ise seda kannab. Või kebi ei kuku kennu kaugusesse. Ei, kebi ei kuku tõesti. Väga hästi olete õppinud, aga miks eesti keel? Miks mitte ei ole õppinud ukraina keelt, sest et Ukrainas, ma saan aru, on teil nagu tähelepanu palju suurem kui Eestis. Vot nagu ütlen ka selle peale, et heda vajab herra kaevu. Heda vajab herra kaevu. On küll. Mis see tähendada võiks? Vot see ongi see, et nüüd on heda käes. Herra on siin, herra ihminen on tässä siin, nüüd saad soome keel. Te oskate soome keelt ka? Te olete ikka väga võimekas inimene. Asi on selles, et oskan väga paljusid keelisid, Austraalia aborigeeni keeli, igasugused Alaska keelt ja asja, aga vot naabrite omi ei ole pidanud üldse õppimagi. Ma segan teile vahele ja küsin, et mida see meie jaoks tähendab, meie kui eestlaste jaoks? Kas me peaksime midagi kartma? Ei ole mingit ohtu? Ei, ma arvan, kultuuriline suhe, hakkame rohkem suutlema siin, festivalid hakkavad, võib-olla näiteks tuleb mingi hea bänd või mina tulen laulma. Ma näiteks tean laulu ka. No palun laulge meile eesti keeles. Vana pildiramp, haigeid aikud teab. No midagi sellist on ju. No väga ilus, ma arvan, et rohkem niisugune kultuuriline suhe hakkab. Või näiteks see laulsed, mis on väga populaarne. Melonakave. AKV, see on mingi uus relv. Melonakave. No väga hea, Vladimir Putin, aitäh, et te saite siin intervjuu ära teha puhtas eesti keeles ka. No,
Hundirinnad on rasvane. Hundirinnad on tõesti rasvane teile ka ja tere, vana kere. Head aega, vana kere.